Ära emata, järgmine video on filmitud lennujaamas, see on üsna vali. Oh my god, ma ei suuda uskuda, olen Pariisis. Alles ma kõndisin seal heinamaal Hidalgole järgi ja mõtlesin, kuidas ma peaksin seda kõike üldse tegema. Mõtlesin, et ma pean mingi vabriku leidma ja siis mulle kargas tähe, et ei, et ikka peab sourcing agendi leidma. Ja praegu ma olen siis sourcing agendiga ka kohtumas, võtsin kohvi, ma olen 3 tundi maganud. Ma lihtsalt ei saa magada, kuna ma olin nii elevil. Ja täna oleme siis üksi messil ja homme koos agendiga, kes aitab ma siis veel paremini tööd teha. Ma olen nii excited Pariisis. Nüüd ongi minust saanud siis Cedric, kes kõnnib ringi ja muidugi telefon näos, aga ma tahtsin seda öelda, et tegelikult ma ju ka jälgima prantsuse inimesi siin, kuna me just õpime prantsuse komöödia jaoks Pyjama 6 on veel teatris, nii et ma väike spiooni siin ka mängima. Kindlasti ei usu seda, kui palju ma võtsin asju kaasa siia Pariisi. Ma olen siin 2 ööd ja mu sõbrad muidugi teavad seda väga täpselt, tavaliselt kui palju mul on asju, aga täna olema ainult sellise kotiga, et see on mingi megasaavutus. No nii, siin ma istun siis messikeskuse ees, sest ei ole vist väga näha, aga kui mõelda tagasi, siis aprillis umbes mul tuli idee, kui ma käisin ühel koolitusel ja ma olin sellises kohas, et mul ei ole õrna aimugi, mida ma üldse teen. Mul oli korraks selline tunne, et ma ei oska mitte midagi, olin täielikus ohvri seisundis nädalaks ajaks. Ja järsku tuli mul meelde. Ja siis edasi läks mitu kuud, kui ma protsessisin seda, siis ma teadsin, et appi see on nii suur. Ja et appi, et kuidas ma siis teen seda, mis need disainid on ja nii et see on, tegelikult see protsess on alanud. Ma arvan, et see oli aprillis, ma peaks üle vaatama. Terve suve olen tegelenud sellega ja nüüd ma olen siin messil. Oh my god. See on nagu, see on mega. No nii, ma jõudsin siia kohale, tegin ühe tiiru ära, ma olen täiesti segaduses. Ma lihtsalt istun ja proovin aru saada, mida ma siin teen praegu. Aga nüüd ma vaikselt hakkan aru saama, et see on hetkel täiesti uus maailm minu jaoks. Tegelikult ma ei ole üldse eriti messi veel käinud ja algul on nagu appi. Ei tea, aga nüüd on väga mõnus, et ei ole liiga palju rahvast, väga ägedat stiilset rahvast on koos. Aga vajan seda videot teha, ma võtab endal ka kuidagi nagu rahulikum olla. No jah, siin tunned kõik on mingid profid ja appi. Aga jah, küll ma vaiksin sisse elan siin. No nii, ma nüüd puhkasin vahepeal natukene ja mõtlesin, et sain aru, mida ma siin teen ja mis kohad on mis kohad, kus toodetakse kangaid, kus on vabrikud. Ja mul oli üks väga äge kohtumine, sest et minu unistus on see, mida ka väga paljud kõik tegelikult tahtsid, et sisemine kiht oleks bambus, naturaalne ja välimine kiht täiesti tehniline. Ja ma leidsin praegu tehase ja mul on hea tunne. No nii, kõnnin siin Pariisi peal. Kell on umbes 5 ja mina olen ikka veel 3,5 tundi maganud ja ma olen jumala värske. Ma ei tea, söönud ka eriti ole, ma tegelikult muutsin toitumist. Võtsin maha suhkru ja carbsid, et ma ei tea, kas see mõjub või. Igal juhul äge. Käisin seal messil ja nüüd jalutan ringi ja mõtlen, et uskumatult ma siin ikkagi olen. Ja oleks tahtnud tegelikult ikkagi jagada seda kogemust kellegagi. No nii, ja see on siis see hetk, kus tegelikult kutsuti mind ümbritsema turvamehed. Enne messile sisenemist tegin endale häälestuse ja kuna ma siiski teen ka vaimseid praktikaid, oli nii mõnus võtta välja see pühasall ja natukene mediteerida ja minna õigele lainele peale sellist pikka reisi ja vähe magamist. Nii et see oli väga-väga mõnusalt kohale toov. Ei, päriselt need turvamehed saadeti minu ümber ringi jalutama, kui ma endale valge salli taha panin ja mediteerisin siin tooli peal. Nüüd nad passivad seal taga. Oh my god. Ja tegelikult ma pean tunnistama, et ma olen täielikult muutnud oma arvamust Hiina tehaste osas. Et ma näen siin ülikvaliteetselt mega ilusaid tooteid. Nii et jaa, äge.
ja siin näed mind juba jalutamas minu sourcing agendiga, kui võtame tuuri, et tutvuda uute materjalidega. Product because it's easier to recycle afterwards. These are all characteristics that you can see just with your eyes, and these are things that we tested also in advance to make sure that this product is really, repellent. Because sometimes they tell us it is, and then we tell you. You find a lot of the offering. Praegult on meil siin läbirääkimised Leedu firmaga ja enne olime Portugali firmas, kus oli väga arrogantsed inimesed ja nagu ei tahaks üldse hindest anda koostööd. Praegult on siin läbirääkimised Leedu firmaga, nii et vaatame, kas see saab olema see kuulala. No nii. Täna oli siis ikkagi täiesti super äripäev. Kohtusime hommikul kell 9 juba messil, siis meil oli tunniajane tuur ja siis oli täispäev kohtumisi. Tegin kohe video visiitkaartidest ja täiesti uskumatu, aga ma olen täiesti oma arvamust muutnud Hiina suhtes, et saaks tuua siis teieni tooted, mis on siiski hea, atraktiivse, toreda hinnaga. Et kui toote Euroopas, need hinnad lähevad nii ulmeliseks, et see on crazy. Aga jaa, see on nii crazy, aga see on juba nii lähedal ja ja seal messil ringi käies mul tuli meelde, kuidas mulle nii väga meeldib mood, fashion ja riiete loomine, mis ma ka väiksena tegin, et see on nii äge, et väiksena ma ikkagi lõikasin ise kangast mingid lõigud välja peast, siis mitte midagi ei teadnud, eks ju. Ja õmblesin kokku jumala ägedaid asju tegin, nii et ja tegelikult ma ju käisin ka gümnaasiumis, konstrueerimist õppisin 1,5 aastat. Nii et jaa. No nii, ongi tehtud see reis. Kohtusin eile mega ägeda naisega USA-st ja tema visioon on hästi sarnane minu visioonina, aga tema teeb siis mäesuusatamisriideid. See meil õhtul kokku ja täiesti uskumatu, kui palju sünkroonsuseid seal oli ja me olime mõlemal nagu superelevil. Ja need mega ägeda connectioni sain luua. Käisin veel natukene õhtustamas ja võtsin väikest veinikest ja öösel jäin ma migreeni. Nii et ärkasin ja oli väga paha olla. Käisin ahvediversi mingit tabletti. Sõin neid päris palju, sest nagu see migreen päris veits asi. Et ühesõnaga, mida ma tahan öelda, et igal asjal on oma hind. Et see suur elevus ja ägedus ja intensiivsus, et igal asjal on oma hind, mida iganes me elus valime teha. Aga jaa, et mõtteid ja võimalikkuseid on praegu väga palju reaalsed. Tootja võimalused on olemas. Minu tootmisagent siis praegult paneb kõik tabelisse kohtumise eilsete kohtumiste. Ma olen juba rongijaamas. Rongijaam on väga ilus. Et paneb kõik tabelisse ja siis saab võrrelda neid asju. Nii et eks siis saab näha, kuhu suunas me hakkame liikuma. Et olin super üllatunud Hiina tootjate kohta, kus on kõik võimalused, kõik kangad, kõik vidinad, mis ma sinna külge tahan. Kõik tehakse minu eest ära, nii et täiesti võimalik, et ma lähen Hiina teed.